Tere tulemast Meite juurde. Head vanad ja head uued sõbrad. Enne kui me läheme teele, siis nagu öeldakse, et korraks istume enne. Ja räägime paari sõnaga ja 22 slaidiga, et kuidas me siia jõudsime. Täna teile nii pikalt ajaloost ei räägi, aga alustan siis 3 aastat tagasi. Ja 3 aastat tagasi siis ma mäletan ühte Järmeli poolt korraldatud sündmust. Ja see sündmus loomulikult ei toimunud mitte siin majas, vaid see sündmus toimus bussis ja Pärnamäe jäätmejaamas. Ja külalised olid kuskilt, enam ei mäleta. Ja siis Margit oli ka ja siis me sõitsime Pärnamäe jäätmejaama. Vihma sadas, me käisime seal platsil, vesi ei voolanud ära. Ja oli suht selline nukker tunne, aga meil oli optimistlik meel jätkuvalt ka siis. Ja siis ma rääkisin bussis, et küll meie tahame kunagi sellist elu, et meil on siis kõige ilusamad, kõige nutikamad ja kõige keskkonnasõbralikumad jäätmejaamad. Niimoodi ise olime märjad, vihma sadas ja vihma ei voolanud ära. Ja ma ei tea, mis Margit siis tollel hetkel sellest jutust arvas. Ja mõned pildid ka sealt kuulsast jäätmejaamast, mis on jätkuvalt olemas, küll natuke viisakamal kujul. Nii et miks ma seda räägin, et see ei juhtunud lihtsalt nagu niisama, et täna on maja valmis ja nii on, vaid et 3 aastat on tehtud kõvasti tööd. Emotsioonidest juurde numbreid ka ainult ühe slaidil, et miks me seda kõike teeme on see, et see slaid ütleb seda, et tallinlased on järjest usinamad jäätmete liigiti kogujad. Aga muidugi ütleb ka seda, et tallinlased on järjest usinamad tarbijad ja paljud põlvalased on nüüd tallinlased näiteks. Aga see selleks. Kuidas väljendub meie jaamades? Nii väljendubki, et mina olen siis kokku lugenud kõige rohkem autosi oli 37. Nii et ei ole tore istuda seal järjekorras, kus on 37 autot ees. Ja sellepärast me siis otsustasime, et me teeme Tallinnas uued ringmajanduskeskused ja kopitseme siis need vanad ka natuke viisakamaks ja siin siis esimene meie ponnistus, panime lilled kasvama ja sealt sai alguse meie lillearmastus ja siin siis võite nautida seda lõplikku tulemust. Ega meie väikestesse peakatse mõni mõte mahub, aga me lisaks kogusime mõtteid siis oma headelt naabritelt Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, kes käis kaugemal, sai sealt ka viskit ja kopeerisime nii palju kui võimalik ja heas mõttes kopeerisime, et Apple ju ka kopeerib paljusi asju, aga teeb paremini. Me siis kopeerisime ka. Ja kõik mõtted panime mõttepanka ja kui me seda projekti tegime, siis mis vähegi hea mõte oli, võib-olla mõni ka mitte nii hea mõte läks siia projekti käiku, sest me teadsime, et see on unikaalne projekt või võib-olla 10 aasta jooksul sellist enam ei tule. Et see on meie võimalus panna kõik head mõtted sellesse projekti. Ja tõesti, mõni mõte tundus ulme, eks ju, et kui me Norras nägime kohvikut jäätmejaamas, siis kui ma seda mõtet rääkisin linnavolinikele, siis vaadati kui natuke napakat. Aga näed, kohvik on olemas, ka Meitel. Meil on mitu projekti tegelikult. Meie esimene projekt Lilleküla ringmajas keskus, enamus eestlasi on seal käinud ja ka paljud välismaalased. Ja siis seal oli meil mõte teha Eesti kõige ilusam. President andis meile 20. augusti auhinna, ütles, et meil on kaunis Eesti kodu jäätmejaamas. Ja. Meie järgmine projekt, mis on selle võib-olla teemaga seotud, väärib muidugi pikemat juttu, aga eelmise aasta lõpul me siis avasime oma ühes vanas jäätmejaamas ühe toreda puiduparandustöökoda. Oli seal üks õnnetu ladu, aga seal on siis esimene projekt, kus me siis teadlikult kasutasime just ringlusse võetud ehitusmaterjali. Nagu siin ka ühes loengus öeldi, et pole aega oodata, siis meil polnud ka aega oodata, et meil oli mõni aasta. Ja siis me panime kõik
materjalid sertifitseeritud ja mitte sertifitseeritud siia projekti. Ja tundub, et sai päris hea, sest et esimesest päevast alates on meil maja kliente täis ja püsti ka jätkuvalt. Selle projekti juurde tulles te näete siin ühte pilti, mis on natuke selle maja moodi, aga mis ei ole päris see maja. See lihtsalt näitab seda teekonda, et kuidas me seda käisime, kuhu me välja jõudsime. Põhimõtteline otsus, mis me siin tegime, oli see, et jäätmed saavad olema kõik hoones sees, sest me ei tahtnud kellegiga kohut käia, et keegi pahandab, et tegite koleda mingi prügila siia. Et me otsustasime, et me teeme seda väga hästi, sest see piirkond on unikaalne. Ma ütleks, et selle, nagu kinnisvaras öeldakse, et asukoht, kasukoht, siis tegelikult jäätmejaama kinnisvaras võiks rääkida sama asja. See asukoht on täiesti unikaalne, et ta, nagu sa näed, ta on linna sees, autod sõidavad, inimesed liiguvad, poed, majad, aga sa ei saa teha siia koledat asja, sest et me ei taha linnaruumi väärtust oma jäätmeasjaga halvendada, vaid vastupidi, me otsustasime, et me tõstame linnaruumi väärtust oma ehitisega ja teie otsustate, kas meil see välja tuli. See on selles mõttes juba sarnane pilt sellele nurgale, kus te praegu olete. Ja siis me hakkasime ehitama. Projekteerimine läks aasta, tunde ja sadu tunde ja siis hakkasime ehitama, tegime suure augu ja läks aasta, kui katus oli juba peal. Mõned asjad, me täna ei lähe katusele. Meil oli avatud ustepäev ja siis mu kolleeg ütles, et Rein, ära mine katusele. Mina julge mees, et lähen ikka. Ja siis mõtlesin, et mingid julged mehed tulevad kaasa, aga enamus inimesi tulib kaasa ja siis me ei saanud neid pärast katuselt tõesti alla, aga lõpuks sain, siis me täna ei lähe katusele. Aga ma räägin, mis meil katusel on. Paljud asjad siin majas on varjus, et sa ei näe neid. Meil on oma päiksepark, praegu just vaatasin 85% sellest energiast, mis me kulutame, tuleb päikseenergiast. See on meie 3. park juba. Ja siis lisaks päiksepargile kõik ju teavad, et tuleb ka vett säästa ja tuleb kuumasaarte tekkimist linnas vältida. Siis meil on oma siuke väike farm, nii et kui te siis kohvi jõite, siis see piim on ka meie oma farmist pärit. Nii, ja loomulikult on siis meil ka õunaed. Nii et kes õunaseid ja kust nad pärit on. Ja võib-olla see pargi lugu väärib ka täiesti oma lugu, sest et me otsustasime, et kõik, mis me siin teeme niimoodi, et me loodust võimalikult vähe kahjustame. Ja see pargi osa me otsustasime, et me teeme teistmoodi, kui linnas tavaliselt parke tehakse. Et tavaliselt nii, et buldooser tuleb, lükkab siledaks, tuuakse pinnas kuskilt, istutatakse kallid puud. Siis me siin otsustasime, et me jätame kõik puud ja põõsad alles. Ja see mõte tundub inimestele tänapäeval juba enam-vähem vastuvõetav, et võiks alles midagi jätta. Aga mis on nagu huvitav on see, et meil oli toodud päris palju prügi või ehitusjäätmeid, eks ju, mis on tänase päeva teema. Ja siis me otsustasime, et me jätame selle jäätmed, jätame ka alles, aga me ajus nimetame selle nüüd ümber, et me ei näe seda kui ehitusjäädet enam, vaid et me näeme seda kui turnimisrada näiteks. Ja et see on väga huvitav, kuidas inimene see aju ka oskab nagu erinevalt vaadata. Nii et see park on eriline ja sa võid seal pargis käia siis pikemalt näiteks pärast seminari. Me kasutasime siin ehitusel ka ringlusse võetud ehitusmaterjale, me räägime sellest väljas, aga kuna me parki päris sinna lõppu ei lähe, siis mõni näide, et kuidas ehitusmaterjalidest sai pink, me ei osanud seda kuidagi enne projekteerida, vaid et jäid mingid kolmnurgad üle, löödi pink kokku ja siis jällegi natukene turnimisrada, nii et see. Ma saan aru, et teil juhtus toredaid lugelusi, et te tahtsite siia tulla, aga sattusite kuskile Lasnamäe nurka.
et Lasnamäe ongi huvitav koht, et siin tasubki nurgatagused läbi käia. Aga meie õige aadress on nüüd Toormäe 2. Et pange siis telefonidesse endale kirja. Kuidas see aadress, kuidas me jõudsime sinna aadressile, seda ma ei räägi. Vaid et neid lugusid räägime siis edasi juba sellistes intiimsetes gruppides.